Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liikmed, minister, õiguskantsler, austatud rektorid, head külalised. Ma tänan teid selle väga ajakohase arutelu korraldamise eest. Teadus tõepoolest on ja peab olema Eesti majanduse arengumootor. Läbi teadus- ja arendustegevuse muutub meie majandus teaduspõhisemaks. See võimaldab targa tööstuse esiletõusu ning suurendab meie konkurentsivõimet ja tööviljakust. See omakorda mõjutab laialt aga kogu meie ühiskonda. Oleme tunnistajateks kiirelt arenevale tehnoloogilisele pöördele nii Eestis kui ka globaalselt. Tehisintellekti kiire areng on juba käivitanud päris olulised muutused tööstuses, jaekaubanduses, hariduses, meediamaastikul ning ilma kahtluseta läbivad transformatsiooni kõik majanduse ja eluvaldkonnad. Samal ajal seisame ühiskonnana silmitsi mitmete väljakutsetega, alustades julgeolekust ja majanduslikust heaolust ning lõpetades meie keele ja kultuuri säilimisega. Nende väljakutsete lahendamiseks on just tark otsida lahendusi uutest tehnoloogiatest ja luua endale eeliseid muutuvate ärimudelite, teenuste ja tehnoloogiliste võimaluste kontekstis. Riigil on siin oluline roll sobivate tingimuste kujundamiseks ja suuna seadmiseks. Ei ole kahtlustki, et tehisintellekti kasutuselevõtt ettevõtetes tõstab tootlikkust, kuid selle tegelik määr sõltub mitmest tegurist. Kasu on seda suurem, mida kiirem ja laiem on kasutuselevõtt. Kuid edu sõltub ka oskustega tööjõu olemasolust, organisatsioonide võimest tööprotsesse ümber kujundada ning tugevast digitaristust, mis neid muutusi reaalselt toetab. Võrreldes üle-eelmise 2023. aastaga tõusis eelmisel 2024. aastal Eesti ettevõtete hulgas tehisaru kasutuse määr 5%-lt 14%-le. Teisisõnu, me jõudsime Euroopa Liidu keskmisele järele. Kuid tipud, Skandinaavia ja Benelux on meist endiselt pea 2 korda ees. Kuna tehnoloogilisest pöördest võidavad enim need, kes on esimeste seas, on mõtet nende eesminejate edulugudest õppida ja iseendal järgmine käik sisse lülitada. Tehisintellekt iseenesest on vaid tööriist, tehnoloogia. See annab tugevalt suunda, kuid ei määratle sugugi kogu innovatsiooni. See on üks osa sellest. Meie innovatsioonipoliitika eesmärk on läbivalt lihtsustada teadmuspõhise ja innovaatilise, sealhulgas tehisintellekti põhise ettevõtluse kasvu. Meie meetmed aitavad ettevõtetel kasvada teadusmahukamaks ja digitaliseerida läbi rakendusuuringute programmi ja erinevate digitaliseerimismeetmete. Me aitame maandada riske. Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE pakub tööstusettevõtetele testi enne, kui investeerid teenust. Selle keskuse eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel jõuda tehisintellekti investeeringuteni, mis tõstavad tootmise produktiivsust ja aitavad neil ise saada tehisintellekti põhiste tehnoloogiate tootjateks. Lisaks sellele rahastame läbi ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuse ja teadusparkide mitmeid erinevaid inkubatsioonimeetmeid. Me aitame eksperimenteerida. Loomisel on valdkondade ülene eksperimenteerimise raamistik, mis loob regulatiivse liivakasti ehk reaalelulise turvalise testimiskeskkonna, kus riik lubab uuenduslikel toodete, teenuste ja tehnoloogiate katsetamist kindlatel tingimustel ja regulaatori järelevalve all. See omakorda lihtsustab innovatsiooni, kaitse, süva ja tervishoiutehnoloogiate valdkonnas, kuid ka üldiselt laiemalt. Meie meetmed toetavad ekspordile orienteeritust ja kvalifitseeritud tööjõu kaasamist läbi teadus- ja arendustöötaja toetusmeetme ning erinevate ekspordimeetmete. Lisaks annab riik suunise
innovaatiliseks lähenemiseks läbi innovatsioonihangete. Selle kaudu suuname kuni 5% riigihangete kogumahust hangetesse, milles ei kirjutata ette konkreetset teenust või tehnoloogiat, vaid hangitakse probleemile tehnoloogianeutraalne lahendus. See avab tee uutele tehnoloogiatele, ärimudelitele, kokkuvõtvalt innovatsioonile. Töövaldkonna ministrina soovin rõhutada tööjõu ja tööturu kaalukat rolli tehisintellekti pöördega kohanemisel. Rahvusvaheline tööorganisatsioon ütleb, et tehisintellekti kasutusele võtu suurenemisel kaob ainult väga väike osa töökohti, kuni 5%, kuid iga 4. töökoht kujundatakse ümber. Seega ei tekita tehisintellekti kiire tõus niivõrd töökohtade kadu, vaid reaalse töö muutumist. Tänu sellele vabaneb osa tööjõust, mida saab suunata selliste tegevuste juurde, mis loovad rohkem lisandväärtust. Just selles, ma julgen öelda, peitub praeguse tehnoloogia arenguvõimalus. Ettevõtete uued vajadused toovad kaasa muutused ka oskustes, mida töötajatelt oodatakse. Ning riigi roll on neid muutusi toetada. See on 3-poolne protsess, kus iga osapool saab anda oma panuse. Siin on mängus nii ettevõtete vajadus kaasaegsete oskustega tööjõu järele, kui töötajate julgus sellega reaalselt kohaneda. Viimast annab aga kindlustunne, et riigil on neid tööturul vaja. Nagu konkurentsivõime ekspertkogu hiljutine raport välja toob, tsiteerin, muutub vananevas ühiskonnas inimvara, teadmiste, oskuste, tervise ja kohanemisvõime kogum kõige kriitilisemaks ressursiks. Riigid, mis panustavad pikka aega inimvara arendamisse ja tööjõu kvaliteeti, säilitavad paremini majanduse konkurentsivõime ka vananevas ühiskonnas. Tsitaadi lõpp. Peame koos investeerima täiend- ja ümberõppesse, et tehisintellekti kasutuselevõtt looks lisandväärtust, mitte ebavõrdsust. Tagatud peab olema avatud ja võrdne ligipääs oskuste arendamisele ja inimesest lähtuv vaade töökohtade ümberkujundamiseks, kui ka töö kvaliteedi ja rahulolu tagamine. OECD rahvusvahelise täiskasvanute oskuse uuringu PIAC andmetel on Eesti täiskasvanute oskused rahvusvahelises võrdluses head, asetudes riikide pingereas 5. kuni 9. kohale. Murekohaks on aga uuringust ilmnevad märkimisväärsed vanuselised, piirkondlikud ja sotsiaalmajanduslikud lõhed. Rahvusvaheline tööorganisatsioon rõhutab ning tehisintellekti pöördes eesrinnas olevad riigid, Singapur, Holland, Belgia, Rootsi, tõestavad, et selleks, et inimesed julgeksid täiendõpet ette võtta, peavad oskuste arendamise ja elukestva õppesüsteemid käima käsikäes sotsiaalkaitsega. Just siis tekib reaalne tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv, mitte pelgalt töökohtade nihkumine ühelt ametilt teisele. Riigina peame soodustama töökohtade ümberkujunemist viisil, et tööjõu panus oleks aina sisulisem. Siin on võimalus ja väljakutse disainida uued ettevõtlus tööjõupoliitika meetmed viisil, mis seovad ettevõtete, tööjõu ja riigi pingutused kokku sobivaks arenguteeks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ühendab hoovad, mille abil saame siduda tööstuse ja tööturu vajadused uute tehisintellekti kasutuselevõtu meetmete kavandamisel. Kuid kogu ühiskonna vaates vajame selle õnnestumiseks pingutusi lisaks veel nii teaduse, hariduse kui digitaalse taristu poolest. See viibki mind mu viimase mõtteni. Ühest küljest on oluline õppust võtta tehisintellekti pöörde juhtriikide edulugudest, kuid teisalt peab meie enda sihiks olema siiski nende saavutuste ületamine. Seda vähemalt koduses kontekstis ja mastaabis. Eesti digitaalset edulugu saab ja peab meie hüvanguks ära kasutama ning just selles peitub meie riigi edu võti.
Edastistes sammudes tuleb aluseks võtta meie digiinfrastruktuuri ja teenuseid, andmete kättesaadavust ja kvaliteeti, andmekogude koosvõimelisust, kuid ka Eestile omast paindlikkust ja koostööd. Meie edulood kaitse, kosmose ja süvatehnoloogiates kui ka igapäevastes digiteenustes. See on kogu maailmas, ma võiks öelda, inspiratsiooniks. Kokkuvõtteks tahan rõhutada, et esiteks on tehisintellekt üks suurepärane tööriist Eesti innovatsiooni ja teadusmahuka ettevõtluse arendamiseks. Meie meetmed on suunatud sellele, et tehisintellekt oleks innovatsiooni tööriistaks kogu tehnoloogia ja arendusvaldkonnas, kaitsest tervishoiuni. Teiseks, tehisintellekti tuleb käsitleda võimalusena, mitte ohuna. Eelkõige võimaluse ja väljakutsena toetada Eesti ettevõtteid ja tööturgu tehnoloogilise pöördega kohanemisel nii, et Eestis loodud lisandväärtus kasvaks. Meie töö on seda muutust targalt juhtida. Leidkem koos võimalusi kombineerida majandus- ja tööturumeetmed, haridus- ja digivaldkonna meetmetega, et tagada Eesti ühiskonnale viljakam ja sotsiaalselt turvalisem ajajärk käimasolevas tehnoloogilises pöördes. Kasutagem ära olemasolevaid edulugusi igas eluvaldkonnas ja innovatsiooni, et Eesti arengupotentsiaali täiel määral rakendada. Austatud Riigikogu, head kolleegid, soovin tänaseks konverentsiks inspireerivat ja muidugi edasiviivat arutelu. Aitäh teile!